Tere! Tere tulemast kohvipausile. Järjekordselt mul on siin hea meel olla ja mul on hea meel näha, et siia Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki gruppi on tulnud nii palju inimesi juurde. Mulle meeldib see, et inimesed mõtlevad täna selle peale, kuidas leida lisateenimisvõimalusi. Sest nagu ma olen ka varasemalt öelnud, siis mitte keegi teine ei saa sind aidata, kui sa seda ise ei tee. Mina olen Õnnela Seinamets ja esmaspäevastel kohvipausidel räägin mõnel virtuaalse assisteerimisega seotud teemal, mõtteviisi teemal või aitan ettevõtjatel saada mõnes teemas selgust, et miks ikkagi kaasata virtuaalassistente. Ja tänane teema on 5 müüti virtuaalassistendi töö kohta. Müüdid käivad kaasas meil erinevates kohtades, erinevate ametitega, erinevate olukordadega. Ja tihti tegelikult on müüt see, mis võib-olla ei lase inimesel edasi liikuda, sest ta on kuulnud midagi läbi kellegi teise kogemuse ja ta ei julge seda sammu teha, mis siis, et tal kõik oskused on olemas. Ja see on täpselt samamoodi, kui keegi tuleb ja ütleb sulle mõne inimese kohta, et selle inimesega ei tasu küll koostööd teha või et jumal, ma käisin temaga koos koolis, ta on selline ja veel kord selline. Ehk siis need müüdid või inimeste erinevad kogemused loovad selle eelarvamuse, mille pärast võib-olla ei julgegi sina järgmist sammu teha. Ja tihti tegelikult need ei ole ka tõesed. Need on kellegi kogemused, kellegi arvamused, kellegi legendid. Ja kui sa neid usud, siis sa ilmselt ei hakkagi proovima, vaid sa ütled, et niimoodi räägitakse, nii on ja mul pole mõtet üldse katsetada. Esimene müüt, virtuaalassistent peab oskama kõike. Üleüldse assistendina justkui eeldatakse, et sa oskad kõike. Ja sa ei saa isegi alustada enne, kui sa kõike ei tea. Kui sa nüüd kujutad ette, et sa tahad kuskilt alustada, siis kas on päriselt võimalik see, et sa tead kõike, sa oskad kõike. Mitte keegi ei oska kõike. Ja ei peagi oskama, sest et oluline on see, et sa tead seda, milles sa juba hea oled, ning oluline on ka see, et sa oled valmis õppima juurde. Sa ei jõua enne ära õppida kõiki asju ja siis minna teekonnale, sest siis sa oled juba rongist maha jäänud. Tuleb ikka teha niimoodi, et kui sa midagi õpid, siis sa paned praktikasse. Kui sul juba on mingid oskused, siis sa asud teele. Sul ei ole mõtet kõiki asju juurde õppida. Ja juba paar oskust on täiesti piisavad, et sa saaksid alustada. Loomulikult siin on erinevaid mõtteid, et kas spetsialiseeruda või mitte. Mina leian, et see on igaühe oma otsustada, aga siin võib-olla tasub mõelda selle peale, et kas siis, kui sa oled hea kõigis, oled sa tegelikult ka hea kõigis. Et võib-olla tasuks mõelda mõne niši peale, mõne konkreetse valdkonna peale, võib-olla mõne konkreetse klienditüübi peale. Ja just isegi mõelda selle peale, et kes sind kõnetaksid. Või mõtle selle peale, et millised on olnud sinu varasemad töökogemused. Kas sa saad neid teenusena pakkuda? Eeldusel muidugi, et sinu varasemad töökogemused panevad silma särama. Ja ma räägin seda eelmist töökogemust päris paljudele, sest see on oluline asi, mis aitab leida ikkagi kliente. Isegi siis, kui sa justkui ei oska veel kõike, aga sul on olemas mingi pagas minevikust, millega edasi liikuda.
Nii et ei pea kõike oskama. Palju olulisem on see, et sa asud teele ja õpid selle kõige käigus. Teine müüt. Virtuaalse assistendina ei saa korralikult raha teenida. Mina arvan, et see hirm ei ole ainult seotud virtuaalse assisteerimisega, vaid see on erinevate valdkondade hirm. Aga siin on oluline asi see, et see ei sõltu sellest, kas sa oled VA. See sõltub pigem sellest, mida sa oskad ja kui kasulik see sinu oskus on kliendile. Kui palju väärtust sa kliendile lood. Mida spetsiifilisem on sinu oskus, seda kõrgemat hinda sa saad küsida. Mida väärtuslikum on see sinu oskus kliendi jaoks. Samamoodi, seda kõrgemat hinda sa saad küsida. Ja igapäevaselt tuleb ettevõtjaid juurde, turg muudkui kasvab ja täna mina ikkagi näen seda, et ettevõtjad päriselt ostavad teenust sisse selle asemel, et palgata endale see püsiv tööjõud. Nad võtavad selle ikkagi teenusena. Et siin on ikkagi see koht, et kas sa oled ka nähtav. Sest kui sa ei ole nähtav, siis ei ole sul kliente ja siis ei saa sa ka raha teenida. Ma ütlen, et siin on erinevaid lugusid. On neid, kellel läheb väga hästi, kellele töötavad soovitused, kes on juba tõesti omale nime teinud ja on neid, kes võib-olla ei ole veel nii hästi toimima saanud. Aga sellegipoolest sina oled eriline, sina tuled oma asjaga ja sinul on õigus endal proovida, kas sa õnnestud või sa saad lihtsalt kogemuse võrra rikkamaks. Ja lisaks muidugi sissetulekule on siin kohe kolmas müüt, et kliente on võimatu leida. Et kui sul pole klienti, siis sul pole sissetulekut. Aga kuidas sina selle kliendi üldse leiad? Korra juba mainisin, kas sa oled nähtav. Ma tean, et siin on ka erinevaid seisukohti, et kes ütleb, et ma ei pea olema nähtav. Ma ei pea olema sotsiaalmeedias. Jah, sa ei pea olema võib-olla sotsiaalmeedias, aga sa pead rääkima sellest, millega sa tegeled. Kui sa oled üksinda oma kodukontoris, kuskil midagi ei jaga, kellelegi ei räägi, siis mitte keegi sind ei leia. Need ettevõtjad, kes võib-olla sinu abi vajaksid, nad ei tea, et sa oled olemas. Ja seepärast nad ei saagi sind valida. Ehk siis kõige lihtsam asi, jaga, mida sa teed, räägi oma lähedastele, räägi oma tuttavatel. Kui sa käid kuskil üritusel, kus on teisi inimesi, siis kasuta seda võimalust ja räägi enda tegevustest. Mina mingil hetkel kasutasin seda varianti, et kui ma läksin mingi tuttava seltskonnaga üritusele või siis seal olid juba päris palju tuttavaid ees, siis minu strateegia oli see, et ma ei istu tuttavate inimestega ühte lauda, vaid ma lähen päriselt võõraste inimestega, et saada uusi kontakte, et rääkida uutele inimestele, millega ma tegelen, mida ma oskan. Nüüd räägi oma oskustest ja just nimelt olegi seal, kus on sinu kliendid. Ma pean endale tuhka pähe raputama siin, et kui ma räägin seda, et jaga, mida sa teed, räägi oma oskustest, siis ma ise avastasin, et ma tegelikult ei räägi kuigi palju sellest vibe koodimisest ja AI assistentide loomisest. Ometi olen ma neid nagu pikalt juba teinud, sellega tegelenud ja kuidagi nagu ei ole olnud meeles rääkida. Aga kuidas siis kliendid mind peaksid leidma? Kuidas kliendid leiavad sind, kui sa ei räägi? Nii et hakake rääkima. Algus võib olla keeruline, aga aja möödudes läheb see oluliselt lihtsamaks ja päriselt, kui sa räägid asjast, mis paneb sinu silma särama, siis ma arvan, mitte keegi ei suuda sinu suud kinni panna, sest sa naudid seda, mida sa teed ja sa naudid sellest rääkimist. Ja loomulikult järjepidevalt seda tehes. Siin sotsiaalmeedias vahel on tunne, et ka siis, kui meie siin parasjagu mingit koolitust müüme või mingit proovinädalat müüme, siis me räägime justkui kogu aeg.
aga teate, absoluutselt iga jumala kord, kui on müük peaaegu juba läbi saamas, keegi avastab, et ma alles nüüd kuulsin. Või et kui müük on juba üks päev läbi olnud, et sai just südaöösel kinni pandud, siis keegi avastab, et ma ei teadnud sellest mitte midagi. Nii et uskuge mind, ei postita te palju oma asjadest, kui te räägite. Te tehkegi enda äranägemise järgi, rääkige ja need, kes ei taha teid jälgida pärast seda, kui nemad arvavad, et te teete seda liiga palju, siis igalühel on võimalik lahkuda teie jälgimisest ja see ei ole maailma lõpp, sest et tegelikult tahad sa ikkagi ümbritseda teenust pakkudes ennast nende inimestega, kes oleksid potentsiaalselt sinu kliendid. Loomulikult sinna kuuluvad ka need inimesed, kes aitavad sul edasi liikuda, ehk siis kogukonna liikmed, sama valdkonna tegijad, aga eelkõige väärtust toovad sulle ikkagi need kliendid. Nii, 4. müüt, mis ma olen kirja pandud, sa pead olema kogu aeg kättesaadav. Ehk siis justkui 24/7. Et kui ma alustan, siis ma pean olema kogu aeg olemas. Tegelikult ei pea. Ja siin on hästi oluline enne alustamist üleüldse paika panna iseenda piirid. Mis kellaaegadel sa töötad? Millistel kanalitel sa klientidega suhtled, et sa määrad oma tööajad ise. Kindlasti tuleb ette seda, et on erandeid, kus on vaja toimetada võib-olla kokkulepitud ajaväliselt, aga need ongi erandid. Ja hästi tuleb panna ikkagi piirid paika ka sellele, et kui klient juhtub sulle kirjutamast, näiteks õhtul, kui sa oled perega, siis okei, 1-2 kord sa vastad, sa räägid, aga see ei tohi saada harjumuseks ja kui see hakkab justkui kliendi poolt olema tavapärane, siis tasub kommunikeerida ja meelde tuletada, kuidas need tööajad olid. Loomulikult tasub ka mõelda selle peale, et kui on võimalik ajastada mingisuguseid meile, mingisuguseid chativestluseid, siis tasub seda teha. Või kui teil on kliendiga kokkulepe, et klient saadab sulle info ära, aga ta ei eelda, et sa kohe reageerid, siis see on ka täiesti okei. Sest et kui sina teed piirid ja sead need piirid paika, siis see ei tee sind halvemaks. Tegelikult oled sa palju professionaalsem hoopis. Ja kliendid hindavad tegelikult seda, et sa tead, kuidas sa oma tööd ja elu juhid. 5. Ehk siis see töö on tohutult üksildane. Kui mina alguses alustasin, siis ma mõtlesin samamoodi. Ma tahan olla üksi, teha taustal oma tegevusi. Aga selgunud on see, et sul on valikuvõimalus. Kui sa tahad üksi toimetada, siis sa saad seda teha. Aga mõtle nüüd selle peale. Sa suhtled kliendiga. Sa töötad koos teistega, sest kliendil võib olla ka tiim. Sa õpid ja arendad ennast ja sa jagad oma kogemusi. Siis ilmselgelt sa suhtled ju teiste inimestega. Ja meil nagu assistentidel on ka oma kogukond, kus on alati tugi olemas. Ehk siis VIP-kogukonnas, VIP-klubi kogukonnas on meil tugi olemas, et see on valikuvõimalus. Kui sa tahad olla eraldi ja üksi, siis sa saad olla, aga kui sa tahad sotsialiseeruda, siis tegelikult on siin see võimalus ka olemas. Nii et minu meelest müüdid on lihtsalt ühed mõtted. Need ei ole päriselt ikkagi faktid ja see, kas see on tõsi või mitte, saad sa siis teada, kui sa hakkad ise tegutsema. Lähed ise sinna sisse ja vaatad, kas sinu puhul kehtib seesama reegel, mis kellegi teise puhul. Tegelikult virtuaalassistentidele on turg olemas, tööd on ja erinevaid võimalusi jagub. Küsimus on lihtsalt selles, kas sina oled valmis proovima, panema need müüdid kõrvale ja ega ei peagi ju päriselt lõpuni ära otsustama, et vot nüüd ma alustan ja nüüd ma jään ja taganemisteed ei ole. Sa saad päriselt rahulikult võtta. Ja proovinädalal, mis 27. aprillil alustab, saadki sa tegelikult näha, kas see töö võib sind kõnetada. Seal on 4 väikest ülesannet, 4 päeval avanevad ülesanded, sa saad need ülesanded paindlikult ära lahendada, ehk sa ei pea olema kuskil kindlal kellaajal. Nii nagu virtuaalassistendi amet ka eeldab, erisustega muidugi. Aga tule ja vaata, proovi
ning siis sa saad otsustada, mis sa edasi teed. ja vahel piisabki sellest väikesest sammust, et saaks alguse suur muutus. mõnusat esmaspäeva teile ja vähem müüte, vähem eelarvamust, rohkem tegutsemist ja iseenda mõtete kuulamist. Tšau!